Vaata nüüd korraks ja avasta, et sinu iga otsuse taga on emotsioon. Pane tähele, et igas konfliktis on olemas emotsioonid. Avasta, et sa ärkad hommikul emotsiooniga ja sa lähed õhtul magama emotsiooniga. Avasta, et ärevus on emotsioon. Avasta, et kadedus on emotsioon. Avasta, et viha on emotsioon. Ja pane tähele, et ega sa väga täpselt ei tea, miks nad sul on. Miks sinul on sellised, miks naabrimatil on teistsugused. Ja vahepeal me isegi hurjutame ennast selle pärast, et miks minul on sellised ja miks temal on sellised tunded ja vahepeal me tahaksime olla väga hoopis teiste inimeste moodi, sellepärast et meile meeldib see julgus, mis neis on, meile meeldib see õrnus, mis neis on, et inimesed tegelikult kadestavad teiste inimeste emotsioone, nad tahavad olla teiste inimeste moodi, et emotsioonid on elu maitse. Vot nii ma ütleksingi, emotsioonid on elu maitse. Soomes tehti üks tore uurimus, kus siis uuriti inimesi ja paluti neil kirjeldada, kuidas nad emotsioone kogevad ja inimesed panid kõik rääkisid sellest, kuidas südames nad kogevad armastuse tunnet ja kuidas hirm teeb jalad külmaks ja kuidas viha tõuseb pähe ja tegelikult emotsioonides ei ole mitte midagi harukordset, emotsioonides ei ole mitte midagi salapärast, emotsioonid ei ole enam ammu esoteerika osa, vaid emotsioonid on alati ja alati olnud elu osa. Kui nüüd inimene ise oma emotsioone ei valda, siis ta on nagu klaver, mida mängitakse. Ta on nagu keegi tuleb ja mängib täpselt sellist muusikat, mida ta tahab. Oled pannud tähele, et kui sina oma emotsioone ei valda, siis vallatakse neid sinu eest. Näiteks, kui sul on triggerid, siis sa võid alati öelda, et näed, lapsed on süüdi, abikaasa on süüdi, et ta triggerdas minust neid asju. Mitte keegi ei saa sinust mitte midagi triggerdada, kui sul neid triggereid ei ole. That's it, nii loogiline see ongi. Ja mina olen siis vaadanud kogu seda emotsioonide teemat kui teadlane ja ma olen avastanud, et igal emotsioonil on alguspunkt, haripunkt ja lõpp-punkt. Emotsioonid meenutavad väga ruutfunktsiooni, mida te kõik õppisite põhikoolis ja emotsioonid on väga paraboolide moodi. On aga emotsioonid, mida me ei lase ära kustuda. Ehk kui keegi sureb ära näiteks või toimub lahkuminek, siis inimesed ketravad seda ühte sama sündmust oma mälus edasi-tagasi ja see emotsioon lihtsalt ei kustu ära, kuni ühel hetkel me näeme seda emotsiooni inimese silmadest. See jääb talle just nagu taustaks. Ehk meil on olemas taustal olevad emotsioonid, mis ei kustu ära. Sellepärast, et me ise hoiame kinni. Kui inimene armub, siis me näeme, kuidas ta lööb hästi säravaks, hästi siukseks kauniks. Kui inimene kogeb leina, siis me näeme, kuidas ta vajub. Ja ainult väga loll inimene ütleb, et emotsioonid kuuluvad maastikule, sest emotsioonid on midagi, mis on elu osa. Ja kui füüsilist keha ma nimetasin autoks, siis emotsioonid on kütus. Emotsioonid on reaalne kütus. Vale kütus vales kohas teeb väga palju pahandust. Mine katsu panna diiselautosse bensiini ja sa ei jõua väga kaugele, on ju. Pahandused on väga suured. Aga samamoodi, kui sa pead tegema midagi, milleks on vaja siukest liikuvat energiat, natuke sära, natuke rõõmu, aga sa lähed sinna, ma ei jõua täna, mul on väga paha, siis sa paned tähele, et see tegevus ise ei ole vale, aga see, millise emotsiooniga sa sinna sisse lähed, see on vale. Ja kui me räägime lastest ja õppimisest, siis kui lapsel on tulnud emotsioon mingi õppeaine suhtes ja see emotsioon on negatiivne, siis see õppimine on ääretult valuline. Nüüd on küsimus, aga meil on tegevused on alati neutraalsed ja siis on meil kütus ja kui mul on vale kütus vales kohas, siis kas ma saan seda muuta? Ja nüüd oled sa minu inimene, nüüd oled sa arukas inimene. Jah, sa saad seda muuta. Emotsioone saab tegelikult reguleerida ja väga ägedate teadmistega. Sa saad emotsioone alla suruda, te olete selle meistrid, te saate emotsioone välja elada, te olete ka selle meistrid. Te saate teha nagu, et teil küll neid emotsioone ei ole. Te olete ka selle meistrid. Te saate oma emotsiooni rääkida roosaks. Ehk mul oli seda emotsiooni vaja, mul oli seda kogemust vaja. Tegelikult ei olnud, aga sa lood loo selleks, et see oleks talutavam. Emotsioon jääb ikkagi alles, see lugu jääb ikkagi alles. Ja nüüd ongi küsimus selles, aga äkki meil on üks oskus puudu ja see oskus on, kui emotsioon on, kuidas me ta enda süsteemist välja kirjutame. Sellepärast, et lapsed õpivad 95% oma reaktsioonidest 0-7 eluaastani ja sellel ajal lapsel ei ole just väga palju valikuid, on mul õigus. Nii et emotsioonid on kütus, füüsiline keha on auto ja intelligentne inimene teab, millist kütust kus kohas kasutada. Ta teab, millist kütust, millise tegevuse juures kasutada. Mis tähendab seda, et emotsionaalne intelligentsus ongi see, et sa tead, mida sa kasutad. Sa tead, kuidas seda reguleerida. Sa tead, kui palju sa seda kasutad. Ehk sina oled korraga oma
kütuse spetsialist. Seda kõike õpetabki Teadlikum ema kuu lõpus juba online kursusel, mis on järelvaadatav aasta lõpuni ja muidugi võid alati liituda Teadlikum ema klubiga. Mina olen sinu jaoks olemas, kui sina oled avastanud enda jaoks emotsioonid ja oled avastanud arukad küsimused.